Kris Kärner on live-ülekannete maastikul toimetanud tänaseks ligi 10 aastat. Mängides reaalajas tuhandete vaatajate ees videomänge ja reageerides sisule internetis. Ajasin ta alla. Kärneri ehk ISTO% vaatajaskond on argiselt tuhandetes, aastate lõikes 10 tuhandetes, kellega ta vahetult otseülekande kestel suhtleb ning enda mõtteid jagab. Vaeste rajoonis või? Kus kohas Dubais Vaeste rajoon veel on? 28-aastase noormehe ümber on moodustunud arvukas truu fännkond, kellest pikemaajalisemad toetajad aitavad teda teatud juhtudel juba ise otseülekannete tegemisel. Oma esimese euro viskasin Krisile, kui ma olin põhikoolis. See oli 5-6 aastat tagasi, 2017 või 18. Kuna sel sügisel kandideerib Kris kohalikel omavalitsuste valimistel Isamaa nimekirjas Tartu linnavolikogusse, sai ta laiemat tähelepanu septembris aga nurgeliste võllanaljade eest. Automaks kehtetuks! Eks ole? Reformierakond rippu! Sotsid seina äärde ja pumppüssiga kuklasse maha lasta! Vaenu õhutamine, vägivallale üleskutsumine ja selline väga-väga suur ähvardamine erinevate sihtgruppide suunas ei ole okei. See ei tohiks olla Eesti avalikus ruumis lubatud. Nii ajakirjanduses kui sotsiaalmeedias plahvatanud skandaali tõttu astus Kärner Isamaast välja. Sotsiaaldemokraadist Tartu abilinnapea Elo Kiivet pöördus isegi politseisse. Kuigi Isamaa partei tasandil soovitati tal ka Isamaa nimekirjas valimistel kandideerimisest loobuda, otsustas tartlane toimida vastupidiselt. Tema sõnul polnud enam midagi kaotada. Samal ajal nagu põhimõtteliselt saigi koheselt ju igasugused skeletonid või nagu kõik kapist välja võetud ja ära näidatud ja tänu sellele on võib-olla mul nagu ka kergem hingata, et ma ei pea nagu muretsema enam. Klikid on klikid ses suhtes, et sealt tuli ka kuulsust igatpidi, nii et ära sai see hästi kasutatud. No arvutiekraani taga on kindel karakter tal nii-öelda ja päriselust on minu silmis täitsa teine inimene. Kui uskuda kandidaatide reitinguid Tartu linnas, siis iroonilisel kombel on juhtunu mõjunud Kärnerile kosutavalt, sest selles arvestuses on ta Isamaa teine nimi 3%-ga. Keskmine valija, ma ise arvan, et on niisugune 16–30, võib-olla tilk peale ja nad oskavad minuga suhestuda ja mina nendega lihtsalt sellepärast, et ma olen enamuse või osade nendega olen viimased 9 aastat või 8 aastat koos oma mis iganes laive ja videoid ja kõike muud teinud. Vastuolulise kuvandi pälvinud noor poliitik võtab meid 2. oktoobri õhtul kaasa Tartus 4-päevaku hooaja lõpetamisele. Ehk siis Tartu siis mingi autode kogunemine ja see autode kogunemine siis näeb välja selline, et noored tulevad kokku, näitavad oma pemareid ja kõike muud, viledat ja vägevat. Võib-olla mõni teeb ka ketsi või ma ei tea, mis iganes ja siis lihtsalt räägitakse juttu ja sina kohtud siin ka oma valijatega? Ja mina sisuliselt kohtun siin oma valijatega. Hetkeseisuga peaks olema 230 autot kohal ja tänase seisuga peaks tulema kokku kuni 400 autot. Ehk siis meil on väike probleem. Tartu linnas ei ole nii palju parklakohti, kuhu panna. Joo, meil ei ole autole kleepsu. Ei ole või? Ei ole, jah. Aga tahate või? X5-le. X5-le. Seal taga nurgas või? Kärner on kampaania tegemiseks valinud oma toetajate autode personaalse kleepimise. Huvi on suur, sest õhtu jooksul koguneb 10 masinaid. Hetkeseis on nagu selline, et tahate kleepsu, saate. See, kas nad hääletavad ja kelle poolt, ma ei saa sinna midagi parata, et kes tahab, see päriselt läheb ja hääletab ja kes taha, see ei hääleta. Kas sa lähed valima ka teda? Muidugi läheb valima. Tema poliitilised jutupunktid, mis sealt sulle hinge läheb ja huvitab? Ega ma täpselt ei teagi, mis need on. Mulle meeldib lihtsalt see vend ja sellepärast ma valingi. Mis sa sellest jamast arvad, mis tal hiljuti kaelas oli? Elu tuleb nautida. Elu on seiklusi täis. Ma isiklikult väga ei jälgi, aga kui YouTube'is tulevad videod ette, siis ma ikka vaatan. Aga pealiselt ta ropendab ja see väiksematele lastele meeldib. Sulle ka või? No ma ise ka ropendan vahepeal, aga see on siis, kui ikka täiskasvanud juures ei ole. Seisab noorte eest, selle hästi, et ma olen ise ka noor. Nähtavasti on Kärner kõnetanud palju noori. See on kriitiline mass, mil on sõnaõigus ning mis järgmistel valimistel on juba nii vana, et võib kujundada Riigikogu koosseisu.
Iseasi, kas nad teevad praeguse otsuse või tulevased läbimõeldult või pealiskaudselt. Mis iganes on tagajärjed, selle eest vastutavad suuresti valijad ja ka need, kes valijaid jahivad.